Delfi militaarpodcast. Eriväelase jutud. Ainuke lihtne päev oli eile. Iga päev algab nullist. Nad hindasid seda, kuidas juhtimise juures on su presence näiteks või kui elav sa oled või nagu mingid siuksed asju, mida meil peale algul ei tundma. Ma mõtlesin ajasin järge nende, et ülesanded oleks täidetud. Aga hoopis see tagasihoidlikkus oli probleem ja mingid siuke asi oli probleem. Mõtlesin, issand jumal, kus ma pean teadma et see ei ole see juhtimisstiil, mida nad seal näha tahavad. See, mis nagu me siin organisatsioonis teeme ja näidatakse, et see, et nemad tahavad näha, mis seda karjumist, seda USA army style nagu kurat liigutage ja juhendada oma mehi seal niimoodi, et ja see on ainuke asi tegelikult, mis ka töötab seal. Inimesed on jumala, nad päriselt, nad tahavadki, et nende peale karjutakse, sest nad esiteks muidu ei kuule, sa ütled, ja ei saa aru ka, mis toimub nagu. Enamus operatsioonid toimus pimedas. Ma ei kujutanud tol hetkel ette, et ma pean uuesti selle asja tegema. Mul oli 100 põhjust, miks koju minna nagu. Ja peaaegu läksin ka. Õnneks kuidagi ma sain kõne Eestisse teha, jõhker. Mingi 3.–4. päeval, seal on ajavahe 8 tundi ja täpselt sellel ajal, kui Eestis on nagu mõistlik helistada, on seal siuke aeg, kus ei tohi telefoniputkasse minna. Sain kuidagi loa. Helistasin Eestis Kaitseliidu tuttavatele, neil oli just reede, vist oli mingi pidu oli just ja siis taustal see kõik karjumine käis, ma hoiame sulle kätt, kuule, tee lõpuni ära, pane lõpuni ära. Ja siis see oli see koht, kus ma nutmaksin seal puutis ka. Võtsin. Okei, selge. Ma arvasin, ma olin siin üksi, vaata, et selleks hetkeks oli mingi 60 üle 60 pluss päeva juba eraldatud teistest nagu. Et ongi kaob nagu side lähedastega ära ja teistega kaob ära ülilihtne nagu lihtsalt öelda, et aitab, mul ei ole vaja seda. Aga see on lihtsalt vabandus muidugi. Põhja-Liibanonis oli seda ja Lõuna-Liibanon oli siuke pikliku kujuga, et lõunas oli puhkekeskus sisuliselt, et siis võitlejad käisid lõunas puhkamas seal ja seal on mingi Hezbollah alad olid ka seal ja kogu see äär on seal mineeritud, kus me ütleme see Iisraeli-Liibanoni vaheline piir. Et me siis põhimõtteliselt vaatasime, et mingi kahtlast tegevust seal tehtaks, kuna need nagu Iisraelil on väga hea endal relvastused, see oli öö ja päev. Vaata, teispool piiri oli paradiis, siinpool piiri oli tubakapõllud ja inimesed käisid mingid räbalates ringi ja sellised vanad sõidukid. Et teispool oli mingi 9 miljoni merkava tank nagu vaata, täitsa hull lihtsalt. Delfi militaarpodcast. Eriväelase jutud. Ainuke lihtne päev oli eile. Iga päev algab nullist.